hommikust ja tere tulemast Raplamaale, Rapla linna, Rappeli keskusesse. Rapla õpilasfirmade laat toimub täna 15. korda. Esimesed 12 aastat võõrustas meid Rapla tarbijate ühistu ja olime Konsumi teisel korrusel. Lõpuks selgus, et me ei mahu sinna enam ja otsisime uut partnerit, kelleks osutus siis Rappeli keskus. Ja siis palukski siia enda kunagise õpetaja Margot Sarve, Rapla laada korraldaja. Tere kõigile ja ega mul ei olegi muud enam öelda kui ainult seda, et kuulutan 13. Rapla õpilasfirmade laada avatuks. Ja nüüd oleme 3. aastat Rappeli keskuses. Õpilasfirmade arv on kasvanud. Huvi õpilasfirmade tegemise järgi on üle Eesti suurenenud ja tänu sellele on siis ka esimest korda Raplas nii palju õpilasfirmasid, hetkel 34. Mõned võib-olla on veel hilinejad või on tormi ja tuisu käes kuskil peidus. Loodame, et nad õnnelikult kohale jõuavad. Et õpilasfirmasid on siis Viimsist Pärnuni, Viljandist Tallinnani, Haapsalust Keilani ja loomulikult ka oma Raplamaa firmad, mis siis sellel aastal on küll kõik 7 firmat ainult Kohila gümnaasiumist. Loodame, et järgmistel aastatel on ka teised koolid meiega ühinenud. Et siis pidulikult sellega peale hakata, annaks kõigepealt siis meie katusorganisatsioonile sõna ehk Junior Achievement Eesti direktor Kersti Loor. Mul on väga hea meel olla siin 15. Rapla õpilasfirmade laadal. Ma olen siin käinud, ma arvan, et 4-5 korda varem ja nii rahvarohke ei ole see laad kunagi olnud. Aga väga suur rõõm, et õpilasfirmade arv kasvab ja et laatade populaarsus kasvab. Kui ajakirjanduses räägitakse õpilasfirmade laatadest, siis öeldakse alati, et toimub õpilasfirmade laat. Kas siis Tartus, Pärnus, Raplas, kus iganes. Aga kas te teate, kuidas see õpilasfirmade laat toimub või kuidas see ilmub siia? Miks täna on õpilasfirmade laat Raplas, aga ei ole näiteks, ma ei tea, Viljandis või Jõhvis või Rakveres? Tegelikult päris ise ei toimu midagi, et see õpilasfirmade laadad toimuvad siis, kui kohapeal on üks aktiivne õpetaja, kes seda toimub paneb. Ja Rapla on olnud 15 aastat väga õnnelikus olukorras, sest siin on olnud inimene, kes tõesti on olnud nii selle hing, käimatõmbaja, põhiorganisaator, ma arvan, et meeskond täies koosseisus, nii et ja Eesti soovib üle anda tänukirja Margotile Kohila gümnaasiumist. Mis ma tahan õpilastele, õpilasfirmadele just tänase laada puhul öelda ja ka kaasa öelda edaspidiseks. Minu meelest on elus minu eas inimese töökogemuse ja elukogemuse põhjal kõige suurem vajadus olla iseenda peremees ja ettevõtlus on kindlasti üks viis selleni jõuda. Ärge unustage unistamist, siis te jõuate just selle ettevõtluseni, mis ei olegi nagu töö, vaid ongi teie elustiil. Nii et palju jõudu teile selleks. Tuult tiibadesse, sest et mina nüüd noorte ettevõtlikkuse projektijuhina võin siinkohal küll öelda, et teil on nüüd ka suur tulevik ees. Peamine, kui te olete ettevõtlik, te ei pea kunagi tööl käima. Kui te teete seda, mida te armastate, siis see ongi teie elu. Üks on kindel, homne päev kuulub neile, kes selleks täna ettevalmistusi teevad. Nii et te olete õigel teel. Jõudu teile! Ja mul ei ole mitte ainult hea meel siin olla, aga mul on lausa siin, olen siin suure uhkusega, sest
selle laada korraldaja hing ja südametunnistus. Õpetaja Margot Sarv on ühtlasi ka meie kooli väga tubli õpetaja, matemaatikaõpetaja ja õpilasfirmade siis juhendaja. Ja mul on väga hea meel selle üle ka, et suur osa tänastest ettevõtjatest või õpilasfirmadest on just seotud Kohila gümnaasiumiga ja on Kohila gümnaasiumi õpilaste siis hallata. Et ma vaatasin, et 38 ettevõtet või firmat ja nendest tõepoolest siis 7 on Kohilast, et siis see teeb oma viiendiku juba meie koolist. Tänutäheks tahan ma anda üle Pille Kimbu, tublile õpetajale Margostile. Täna ootab teid ees pikk, põnev, raske, huvitav ja mida iganes toob päev. Seda, et teie päev oleks lihtsam läbi viia, on meil abilisi ka. Ja meie päevajuht ja teiega intervjuusid teeb Raplamaa Miss Anni Velks. Kuulutan Rapla 15. laada avatuks. Järgmiseks õpilasfirmaks on siis Kaiserli kätetöö. Millega te tegelete? Me valmistame kleepse, firma juht Sella ise joonistab neid ja siis me teeme neid kleepsideks kahepoolse teibiga. Kuidas te sellise idee peale tulite? Teil on väga lahedad välja. Jõuludega seoses tegime jõulukleepse ja sellele väga meeldib joonistada ja teil tuleb hästi välja, sellepärast me teeme seda. Näha on, et väga hästi tuleb välja. Kuidas teil hinnad on ja palju ühe pakisuses kleeps on? Üksik kleeps maksab 50 senti, aga meil on ka 5. pakk ja 7. pakk. 5. pakk maksab 2 eurot ja 7. maksab 2,50. Ja kas see, mis siin laua peal on kõik, mis teil täna veel alles on? Jaa, meil oli 34 pakki alguses ja nüüd on 11 pakki järgi. Väga tore on kuulda seda ja tasub kiirustada, sest siin väga palju neid alles enam ei ole. Aitäh! Õpilasfirma Amita Bags juurde. Millega teie firma tegeleb? Me teeme taaskasutuseks materjalist liigiskute ja kõik teevad 100% ise. Kus selline idee tuli? Sest siin on ju veel paar kotitegijat ja kuidas teie disain erineb? Me tegime seda sellepärast, et meil oli endal nii palju materjali, mida me kasutanud ei järgi ja siis me tahtsime sellest midagi kasulikku teha ja mida me ise kannaksime. Ja siis tuli selline mõte teha lillelised ja maaliga kotid. Õpilasfirma Saddlehead, millega teie õpilasfirma tegeleb? Me teeme siis veekindlaid sadulakatteid, nii et kui näiteks lähete poodi ja vihma väljas sajab, siis saate selle hästi kergelt peale tõmmata ja sadul jääb hästi kuivaks. Ja sellega saab kinnitada sadula posti külge, nii et see ei urune mitte kunagi maha. Ilmselt see idee tuli ka siis omast kogemusest, jah? Jah, oli see, et päris palju vihma on sadanud viimasel ajal ja siis mõtlesime, et oleks hea, nagu kui oleks kogu aeg kassas mingi kattesadus. Kas te valmistate need sadulakatted ise? Ei, me lõikame lõiked välja ja need tehases õmmeldaks kinni. Olen viinud ühe väga ägeda õpilasfirma nimega Time. Räägige natuke lähemalt enda õpilasfirmast. Meie õpilasfirma teeb siis lillepotte, mis on ühtlasi ka kelli. Et kui inimesed kipuvad unustama või taimi kasta, siis kui sa kasutad seda ka kellana igapäevaselt, siis tuleb tihedamini meelde taime kasta. Ja see on samas ka praktiline ja innovaatiline
dekoratsioonidel koju, siis näiteks köögis maitseainete kasvatamiseks või ka kontoriste rohelise lisamiseks. See on väga hea mõte. Kas idee tuli teil siis sellest, et olite kodus, hinned kastmata, järsku tuli meelde, et kas sealt kuidagi arenes see mõte või mismoodi? Ja sellest, aga ka sellest, et muuta inimesi loodusväärtuseks muuta taimede kasvatamine lihtsamaks. See on väga äge. Aga kas teil on ühes suuruses neid kotte või on suuremaid ka? Ja meil on üks suurus, aga meil on palju erinevaid disaine ja võimalus ka eritellimusi. Ja mis nende hinnad on? Disainis pärast 17-15. See on väga hea jõululine idee. Olen jõudnud õpilasfirma Keeliklipi juurde. Millega teie õpilasfirma tegeleb? Meie õpilasfirma tegeleb siis kaabli ja juhtmekinnikutega, mis on stiilsed, efektiivsed ja taaskasutatud materjalist. Tegemist on siis täismaaga ja meil on neid kahes värvitonis, üks on purpurpunased ja teised on pruunid. Ja ühe toote hind on 4 eurot. Kust teil selline mõte tuli, et teha neid? Eks ikka istusime poistega maha ja tulime selle peale, et meil ei ole täpselt seesama mure. Ja natuke kuuendasime, võtlasime, kas on niisuguseid asju enne olnud või praegu kuskil müügil, siis Eestimaal ei ole me leidnud ühtegi asja ega kedagi, kes sellega tegeleks. Kas teid on ainult ühes suuruses või on suuremaid ka? Ma vaatan, praegu on siin pigem sellised kõrvaklapi ja väiksemate kaablite hoidjad. Hetkel on kahjuks seda ühes suuruses, aga tulevikus tuleb kindlasti ka suuremaid. Väga tore. See on väga hea idee ja jällegi suurepärane jõulugi. Raske tööpäev on otsa saanud. Te olete väga tublid olnud ja kogu laada käive oli 1829 eurot ja 60 senti. Jee! Ja minul on siin 15-aastane sõprusside 3 õpetajaga. Ehk siis tegelikult 3 kooliga. Ja kõigepealt siis, ma kutsuks teid kõiki siia, Angela, Mari ja Epp. Aitäh, sul täna. Aitäh, aitäh. No, teeme edasi, toimetame edasi. Aitäh. Kristalis. See on sinu. Alustame teie tänamist ja esimesena õpilasfirma Aabik. Kuna meil on 15. sünnipäev, siis tükike torti firma peale tuleks siis sealt laua pealt kaasa võtta.
ja aitäh, et te tulite